Tere päevast! Mina olen siis teadusfilosoofia teadur. Olen bioloogia filosoofia ainet õpetanud mõnedki aastad ja siis ma räägingi natuke bioloogia filosoofiast, mida see endast kujutab, mis seis sellega, kuidas seda identifitseerida, mis seis sellega Eestis on. Ja siis natuke sisuliselt ka. Mu ettekanne baseerub sisuliselt osaliselt mu kunagisel doktoritööl ja osaliselt nendel loengukursustel, mida ma olen õpetanud. Ja siis see iseloomustab teatavate bioloogia filosoofia küsimuste nagu mõistmise arengut bioloogia ajaloo vältel. Nimelt küllaltki levinud on arusaam, et seoses Darwini raamatuga, eks ole, liigide tekkimisest leidis aset tohutu revolutsioon, mille käigus siis ütleme nii, et hakati, esiteks oli see tohutu pööre teaduses, hakati mõistma, et liigid nii-öelda arenevad evolutsiooni käigus loodusliku valiku tagajärjel, siis ma räägin veel, mis on essentsialism, et justkui see darwinism oleks lükanud ümber ka essentsialismi ja nii edasi. Aga täpsemalt ma loodan, selgub juba selle ettekande käigus ka, et mis ma ikka sisse juhatan nii pikalt. Ma siin vast seda struktuuri ei hakkagi ette kandma, et asun kohe sisu juurde. Et kõigepealt, mis see bioloogia filosoofia on? Et ühest küljest võib seda mõista kui mingite teadusfilosoofia üldiste probleemide käsitlemist bioloogia kontekstis, näiteks milline on teadusliku seletuse või ennustuse eripära bioloogia kontekstis, kas bioloogias on universaalseid loodusteadusi, siis kas Kuhni määratletud teadusrevolutsioonid on täheldatavad ka bioloogia teaduse ajaloolises arengus. Kuhn rääkis väga palju sellest füüsikas, aga on tegelikult tegeletud ka küsimustega, kas bioloogias on selliseid Kuhni poolt määratletud teadusrevolutsioone, et kas näiteks Darwini revolutsiooni saab sellesse kontseptsiooni mahutada ja nii edasi. Siis näiteks bioloogia teadusele omalased spetsiifilised küsimused, igasugused metodoloogilised, kontseptuaalsed küsimused, kuidas defineerida liiki, organismi või geeni, või siis millised on loodusliku valiku ühikud või testmeetodid bioloogia eri valdkondades, kuidas vältida liigselt kohastumuslikkusele keskenduvaid järeldusi, levinud ka arusaam justkui mingis mõttes, et organismid sellised nagu nad on, et sellised nad on absoluutselt eks ole, optimaalsed, ideaalsed, aga eks ole, see on ikkagi alati suhteline ja ajutine ja nii edasi. Siis igasugused bio- ja keskkonnaeetikaga seotud küsimused, kuidas defineerida elu, kuidas defineerida indiviidi, näiteks mingite abordidiskussioonide raames, et millal ikkagi saab elus indiviid alguse, nii edasi. Millisel määral tuleks geneetiliselt muundamist lubada ja geneetiliselt muundatud organisme, näiteks põllumajanduses kasutada ja nii edasi. Siis bioloogia filosoofial, ma arvan, hästi oluline on hariv roll, et kui on mingisugused nii-öelda argiväärarvamused bioloogia kohta, mida kasutatakse näiteks ideoloogilistes kontekstides, siis bioloogia filosoofiid võiksid inimesi selles mõttes harida, mis ei ole nii nagu neid võib-olla vääralt kasutatakse. Ja siis veel üks oluline märge, et piir teoreetilise teaduse ja eriteaduste filosoofia vahel pole terav, samamoodi ka teoreetilise bioloogia filosoofia vahel. Et kui küsidagi, et kui me hakkame nüüd nii-öelda institutsionaalselt bioloogia filosoofiat defineerima, siis see on võib-olla mingis mõttes ebaaus, sest neid küsimusi on juba käsitletud ammu teoreetilise bioloogia raames ka vähemalt osalisel määral. Ja et 17. 18. sajandil Tartu Ülikoolis, tol ajal oli tal muidugi mingi teine nimi, et natuurfilosoofia hõlmas siis nii loodusfilosoofiat kui ka loodusteadusi. Et siis, kui me räägime bioloogia filosoofiat sellises moodsas mõttes institutsionaalselt määratletava eraldiseisva distsipliinina, siis see ei ole vana, see on võib-olla umbes poolsada aastat vana ja mõned autorid on pakkunud, et märge, et bioloogia filosoofia on justkui astunud tõsiselt võetava teadusfilosoofia hulka,
oli siis see Prentice Halli kirjastuse sarjas välja antud David Halli Philosophy of Biological Science. Ma arvan, et kõiki neid pealkirju ma ei hakka ette lugema, sest mul on päris palju rääkida veel. Ja siis muuhulgas muidugi ka 82. aastal Ernst Mayri poolt avaldatud Growth of Biological Thought, mis on ka eesti keeles välja antud, eesti keelde tõlgitud. Ja siis muidugi üheks distsipliini nii-öelda, ma ei tea, kas küpsuse või sellise sünnimärgiks on erialalised ajakirjad. Esimesena siis, esimene selline tuntum 86. aastal Michael Rose'u Biology and Philosophy ja siis kõik need teised, mida ma ka ei hakka ette lugema. Ja siis 86. aastast antakse välja sellist teadusfilosoofia auhinda, aasta auhinda, nagu aasta jooksul kõige rohkem ütleme nii-öelda tähelepanu pälvinud või olulisema teose eest ja siis sellest peale on 9 neist, võib-olla mu andmed on vananenud, aga 9 on saadud bioloogia filosoofia teoste eest ja 1 siis meditsiinifilosoofia eest, mis on ka lähedalt seotud. Nii, ma räägin kõigepealt paar sõna filosoofiast Eestis, et selle bioloogia filosoofiaga on üldse Eestis natukene kahtlased lood, sellepärast et vahepeal, eks ole, ideoloogilistel kaalutlustel mõned filosoofiaharud olid siin üleüldse põlu all, epistemoloogia, metafüüsika, eetikat väidetavalt üldse Nõukogude Liidus ei õpetatud, vähemalt selle üldiselt teada mõttes. 50. aastal loodi siis Tartu Riiklikus Ülikoolis filosoofia kateeder, kus hakati kõikide erialade tudengitele dialektilise ajaloolise materialismi kursusi õpetama. Sellises kõige esimeses ülikooli astmes ei olnud võimalik filosoofiat teha. 60. aastatest hakati siis aspirantuuris oli see võimalik, 60. aastatest hakkasid siis mitmedki inimesed, kes olid teaduse taustaga aspirantuuris siis teadusfilosoofiale keskenduma. Ja siis 92. aastal loodi filosoofia osakond 3 õppetooliga, filosoofia ajalugu, praktiline filosoofia ja teadusfilosoofia, kus oli siis professoriks Rein Vihalem. Hiljem on ka lisandunud teoreetilise filosoofia õppetool, aga tol ajal oli see nii. Ja siis rääkides teoreetilis bioloogia filosoofiast nii-öelda, siis paar nime siin mainin, väga pikalt jälle ei räägi, et Tõnis Loit avaldas ohtralt teoreetilisi bioloogia filosoofia teemalisi kirjutisi. Ja siis Toomas Sutt töötas isegi seal filosoofia osakonnas loodusteaduste filosoofia dotsendina, tema oli õpetas ka õppeainet loodus ja ühiskond. Von Vääri muuseumi rajamise eestvedaja oli Sarja Folia Baeriano toimetaja. Õppeainetest veel, et Rein Vihalem õpetas ka loodusteaduste filosoofilisi aluseid, kus oli ka ilmselt bioloogia filosoofiat või vähemalt eluteaduste filosoofiat kaetud. Siis bioloogia filosoofia õppeainet päris mina 2013. aastast õpetanud ja siis veel kui kedagi huvitavad sellised natuke lihtsamas käsitluses populariseerivad käsitlused peamistest bioloogia filosoofia küsimustes, siis ma olen Horisondis avaldanud alates 2022. aastast sellist artiklite sarja, et kui kedagi huvitab, siis võib sealt ka lugeda. Nimesid ma jälle kõiki ei hakka ette lugema ja nagu ma ütlesin, eks ole, et siin jälle mõttetu üle korrata, et nagu ma ütlesin, teoreetilist bioloogia filosoofiat ei saa täpselt eristadagi. Et rääkides kevadkoolides, siis eks ole, 88. aastal Kastnas oligi teemaks bioloogia filosoofia ja metodoloogia ja 94. aastal eluteaduste metodoloogia ja siis muidugi ei saa mainimata jätta Kalevi Kulli, kes on olnud ka teoreetiliste, metodoloogiliste bioloogia uuringute üks algatajatest. Nii, ja kui ma nüüd lähen sisulise sellise, lihtsalt ma valisin selle essentsialismi sellepärast, et see on selline, kuidagi iseloomustav natukene sellest, mida selle Darwini revolutsiooni all mõeldakse. See on ka seotud liikidega ja taksonoomiatega natukene, või mitte natukene, vaid ongi. Et essentsialism on siis selline arusaam, mille kohaselt kõigil liigi liikmetel on olemas mingisugune olemuslik omadus, mis on vajalik selleks, et need
et need liigi liikmed sinna liiki kuuluksid. Keelefilosoofid Hilary Putnam ja Saul Kripke rääkisid vahepeal siin, eks ole, mingitest geneetilistest omadustest, mis on siis vajalikud, et kuuluda mingisse liiki, aga bioloogiafilosoofiad, muidugi filosoofid kuulutasid selle täielikuks jamaks, ütlesid, et essentsialism on evolutsiooniteooriaga täielikus vastuolus ja siis see oligi selle anti-essentsialistliku konsensuse sisu, mille kohaselt siis darwinism selle essentsialismi ümber lükkas. Ja miks essentsialism siis väidetavalt on evolutsiooniteooriaga vastuolus? Esiteks empiirilistel kaalutlustel, et enamasti ei ole sellist füüsilist omadust, mis oleks tingimata kõigil liigi liikmetel olemas, isegi mingisuguseid geneetilisi omadusi ja kui ka selgub, et seal on mingisugused muteerunud indiviidid, kellel on ütleme, et üsna palju hälbimusi, siis ikkagi neid loetakse sellesse liiki kuuluvaks, et ei saa öelda, et nad ei kuulu sellesse liiki. Ja siis, kui me räägime sellistest konkreetsetest omadustest, siis see toob justkui kaasa ka mingid teravad piirjooned, mis on vastuolus evolutsiooni graduaalsusega. Ja üheks põhjuseks on veel see, et tihtipeale selle essentsialismiga kaasneb ka uskumus mingisugusest muutumatusest, et see essents on midagi muutumatust ja see on muidugi ka evolutsiooniteooriaga vastuolus. Ja siis olemusliku sarnasuste rõhutamine justkui rõhutab, et nad peaksid mingil määral või mingis mõttes kõik olema ühetaolised, miski peab konkreetselt olemas olema, aga samas kui loodusliku valiku toimumine eeldab ka mingisugust liikmete vahelisest variatiivsust, nii et see ei ole hälbimus, vaid see on midagi täiesti normaalset ja hälbi olukord oleks see, kui seal oleks liiga suur homogeensus, mis ei võimaldaks looduslikul valikul toimuda. Ja siis antiikaegseteks essentsialistideks peeti siis Platonit, seostatakse platonistlike igaveste vormidega, et siis Platoni järgi, eks ole, vormid ja materiaalsed nii-öelda aktualisatsioonid ja Aristotelest tema definitsioonide tõttu, eks ole, see on see Aristotelese loogilise lahknevuse meetod, et ta neid kategooriaid eristas ja iga see kategooriad erinesid mingite konkreetsete tunnuste baasil, eks ole. Kõik teavad, et inimese definitsioon on olla nii-öelda ratsionaalne loom, et jah, just neid definitsioone ka seostati selle essentsialismiga. Aga nüüd rääkides essentsialismist, siis on öeldud, et mis on vastuolus evolutsiooniteooriaga on materiaalne essentsialism ehk eeldus, et need omadused on midagi materiaalset. Ja kui me räägime mingisugustest muudest essentsidest, siis need ei ole evolutsiooniteooriaga vastuolus. Näiteks, kui me määratleme liigi olemust mingite relatsiooniliste suhete kaudu, näiteks mingisugused sigivussuhted või nende suhe keskkonnaga, et siis sellised essentsid ei ole vastuolus, või siis teleoloogiline essentsialism, mis on siis nagu organismi kalduvus või dispositsioon kuidagi ennast taastoota ja säilitada oma liigile omasel viisil. Ja siis ongi öeldud, et näiteks Aristotelest võib pidada hoopis teleoloogilisest essentsialistiks ja mõned autorid on öelnud ka, et selline teleoloogiline essentsialism ei ole evolutsiooni ja teooriaga vastuolus, vaid aitab seda koguni paremini mõista. Ja vitalismi ma mainin lihtsalt sellepärast, et vitalism on ka evolutsioon või selle essentsialismiga natuke seotud, et kui me räägime nüüd rahvabioloogiast, siis tihtipeale rahvabioloogia raames sellist elujõudu või mingisugust liigile omaselt sarnast elujõudu on omistatud liikidele, et see oleks justkui nagu mingisugune hing või midagi, aga vanemas teoreetilises bioloogias räägiti ka millestki sellisest nagu elujõud, elan vital ja nii edasi. Ja esimesed sellised teoreetilise bioloogia maigulised tööd kaitsti või käsitlesid ka seda vitalismi, sellepärast ongi see selles kontekstis nagu oluline. Ja nüüd Linnaeud on ka peetud tihtipeale selliseks darwinieelseks essentsialistiks. Ja siis ma nüüd räägin, et miks ta tegelikult ilmselt ei olnud.
et no ta rakendas ka Aristotelese eeskujul sellist loogilise lahknevuse meetodit ja kasutas sellist binomiaalset nimetamist, eks ole, et liigi kuuluvust ühest küljest siis määratles nime osa, mis viitas perekonnale, teine osa viitas liigile ja siis ta kasutas ka teatavaid materiaalseid omadusi määratlemiseks, et perekondi siis määratles taimede sigimisorganid ja liike toitumisorganite abil, et need olid just sellised nagu eristavad tunnused. Ja siis kohe mõeldi, et ahaa, seal on mingisugused sellised defineerivad materiaalsed tunnused, järelikult essentsialist, seda enam, et Linné oli ka kreatsionist, selles mõttes kristlane ja noh, mingis mõttes uskus seda liigide muutumatust ka. Ta uskus küll ka hübridiseerumise võimalust, aga no, evolutsiooni siiski mitte. Ja siis, aga teatud autorid siiski ütlesid, et tegelikult see on jällegi selline lihtsustatud vaade, et Linné rakendas hoopis sellist tüüpide meetodit või eksemplaride meetodit, et kui ta määratles mingisugust perekondi või liike, siis ta hoopis võttis mingisuguse tüüpilise esindaja ja sarnasuse alusel tüüpilise esindajaga klassifitseeris neid organisme. Selles mõttes, et tal ei olnud mingisuguseid konkreetselt rangeid ja defineerivaid omadusi, vaid jah, et ta hoopiski rakendas sellist tüüpide meetodit. Ja kui me nüüd räägime sellest, justkui darwinism oleks kaasa toonud mingite relatsiooniliste liigi määratluste tekke ja enne olid justkui ainult mingid materialistlikud ja essentsialistlikud tunnused, siis paljude autorite väitel toetuti ka enne Darwinit sellistele relatsiooniliste omadustele liike määratledes, et selline bioloogilise liigi mõiste sarnaseid määratlusi oli ka enne Darwinit ohtralt. Aga muidugi, kui me räägime nüüd nii-öelda moodsast ajast ja Linné taksonoomiast, siis mitmed bioloogiafilosoofid on tegelikult natuke rahulolematust selle Linné taksonoomia osas väljendanud. Selles mõttes, et kuna Linneel olid ikkagi sellised üsna fikseeritud hierarhiad, alguses oli neid päris vähe, neid tasandeid 5 midagi, aga jah, et kuna ikkagi evolutsioon on selline dünaamiline protsess, harud pidevalt lahknevad ja siis neid tasandeid tuleb järjest juurde ja siis bioloogiateaduse nagu kumuleerumise, lisandumise puhul on kogu aeg nagu neid tasandeid juurde ka lisatud ja siis on tekkinud küsimus, et kaua veel, et see ei ole selles mõttes otstarbekas, et kogu aeg me lisame neid ülem ja alam ja ma ei tea, mis kategooriaid veel juurde. Ja see nimetamise probleem on ka, et kui muutub mingisugune informatsioon näiteks taksoni hierarhilise kuuluvuse osas, siis peaks justkui, ütleme, et seal on palju segadust, et siis need alamhierarhiate taksonid tuleb ka edasi nihutada, nimesid muuta ja nii edasi. Ja siis on alternatiivina pakutud selliseid nimetamissüsteeme nagu näiteks fülogeneetiline nomenklatuur, kus need põlvnevussuhted peaksid väljendama lihtsalt omavahelisi suhteid ilma universaalsete hierarhia tasanditeta, et see hierarhilisus on selline lokaalne ja suhteline. Vot, siin on mingi vale asi. Ahah, mul on siin üks slaid saanud natuke valesse kohta, aga pole hullu. Aga nüüd ma räägin hästi kähku sellest, et eks ole liikide tekkimisest nähti sellist tohutut revolutsiooni nii teaduslikus sfääris kui religioosses sfääris, mingis mõttes ka sotsiaalmajanduslikus, poliitilises sfääris natukene. Et mida ta muidugi oli, aga point on selles, et need modifikatsioonid ja need järelmid ja need asjad ei toimunud nagu selle ilmumisega ajaliselt väga lähestikku. Et kui me nüüd arvame, et eks ole, et Darwini teooria tõi kaasa selle uskumuse, et liigid muutuvad, siis tegelikult selliseid protoevolutsioonilisi teooriaid, mis uskusid liikide mingisugust muutumist või isegi põlvnevist või selliseid darwinismi elemente oli juba ammu enne Darwinit tegelikult olemas. Tool on liiga kõrge minu jaoks. Jah.
näiteks Darwini enda vanaisa uskumus, et kõik soojaverelised loomad on välja arenenud ühisest eellasest. Thomas Malthusil oli see essay on the principle of population, kus oli juttu konkursist ressursside pärast ja see võis ka Darwinit, või tähendab, ta on isegi tunnistanud, et see olulisel määral teda mõjutas, samuti nagu Wallace'it, aga seal puudus tegelikult see pärilikkuse moment. Selles mõttes, et ütleme, et mingid paremad, nii-öelda tugevamad organismid said küll neid ressursse, aga nende tunnused selles mõttes ei pärandunud edasi. Et selles mõttes, et see populatsiooni struktuur ei pruukinud olla teistsugune pärast. Ja muidugi Lamarck ja mida me teame, et ja Wallace'it ma ei maininudki, et lisaks kõigele, eks ole, Wallace jõudis väga sarnastele tulemustele napilt enne Darwinit, aga et miks just liikide tekkimist peetakse nii-öelda evolutsiooniteooria teoseks, on väidetud, et see oli mõnevõrra nagu süstemaatilisem kui Wallace'il ja ta tõi välja selle konkreetse Vera Causa ja Vera Causa selles mõttes tõi välja ka Wallace, kuigi ta ei nimetanud seda looduslikuks valikuks, aga Darwin näitas ka neid empiirilisi analooge, mis oli siis, eks ole, kunstlik aretamine. Wallace näiteks ei uskunud või tema ei arvanud, et kunstlik aretamine oleks evolutsiooniga mingis mõttes sarnane protsess ja nii edasi. Et väidetavalt oli Darwin nagu süstemaatilisem. Ma ei tea, kas see on ebaõiglane või mitte, aga nii arvati. Aga nüüd, et kui rääkides siis seda Darwini, eks ole, kõige revolutsioonilisemat ja tähtsamat avastus, eks ole, siis loodusliku valiku toimel muutumine, siis tegelikult seda ei hakatud aktsepteerima ilmselt konsensuslikult enne moodsa sünteesi nagu sündi, et senimaani oli väga hõre see loodusliku valiku uskumine. Aga kui me räägime paari sõnaga siis religioossest pöörest, siis tihtipeale on eeldatud, et selle religiooni ja darwinismi vahel oli väga nagu terav vastasseis, aga tegelikult seal on jälle natuke komplitseeritum see suhe, et paljud kirikuringkonnad üsna meelsasti või kas just meelsasti, aga sujuvalt integreerisid need Darwini õpetuse, selles mõttes uskusid näiteks seda, et Jumal on loonud loodusliku valiku ka, mis siis toimetab pärast ja nii edasi. Et seal on selline komplekssem süsteem. Aga metafüüsikalises mõttes, kui me räägime näiteks inimese kohast looduses, siis Darwin küll viis selle nagu inimese nagu materiaalse looduse keskele. Et ei olnud nagu selles mõttes midagi väga eraldiseisvat, kuigi oleks vale ka eeldada, et Darwin selle hierarhia täielikult ise ka eemaldas, selles mõttes, et Darwin ikkagi uskus, et evolutsioon on mingis mõttes progress kõrgemate organismide poole, mille tipus on siis inimene, iseäranis valge inimene. Ja kui oma sellest inimese põlvnemisest, seal tegelikult Darwin asetas ikkagi inimesed mingis mõttes erinevale positsioonile loomadest ja väitis, et me peaksime ka näiteks inimese kohasust, fitnessi mõõtma millegi muu kui järglaste arvu ka sellepärast, et nagu ta ütles, et seal selles mõttes ei ole seost, et edukamad organismid saaksid rohkem järglasi ja teised vähem, et võib ka vastupidi olla. Ja tihtipeale on räägitud ka näiteks Darwinist ja sotsiaaldarwinismist ja mõnikord ka kapitalismi õigustamisest darwinismiga. Darwinismi on kasutatud igasuguste poliitiliste süsteemide õigustamiseks, nii sotsialismi, kapitalismi, vasakpoolsete, parempoolsete ja tegelikult tõenäoliselt võis hoopis nii olla, et need sotsiaaldarwinistlikud ideed ringlesid juba enne Darwinit ja muidugi Darwin ise oli ka sellises tegelikult mingis mõttes kapitalistlikus süsteemis, et tõenäoliselt hoopis inspireerisid need ideed teda, mitte ei olnud Darwin miski, mis oleks sellistele asjadele. Paar sõna veel nendest moodsatest modifikatsioonidest, millest tegelikult Kalev juba rääkis, et lihtsalt
see on lihtsalt selles mõttes oluline, et traditsioonilist darwinismi on selles mõttes niivõrd palju muudetud, et rääkida nüüd sellest liikide tekkimisest kui ainulisest väga põhjapanevast sündmusest oleks selles mõttes vale, et ikkagi jah, seda darwinismi ja ka neodarwinismi on selles mõttes niivõrd palju muudetud. Üks asi, et ma ei hakka sellest kolmandast teest ja epigeneetilisest pöördest ega sellist asjast rääkima, lihtsalt näiteks, mis on looduslik valik, eks ole, traditsiooniliselt Darwinil oli see peamiselt siiski ikkagi üksik indiviid, aga hiljem on selles mõttes keskendutud rohkem ka muudele tasanditele ja näiteks mitmetasandiline evolutsioon, kus ta ikkagi toimub mitmel tasandil, geenide tasandil, populatsiooni tasandil ja nii edasi. Ja, või siis evolutsioonilised üleminekud, evolutionary transitions, mille kohaselt, eks ole, siis ka selline koopereerumine ja nende erinevate tasandite tekkimine, et see on ise ka evolutsiooni tagajärg, mitte ei saa rääkida ainult valikust üksik indiviidide baasil. Et ma siin mingit erilist kokkuvõtet ette vast lugema ei hakka, et point ongi selles, et darwinismi, see liikide tekkimist oli küll väga oluline sündmus, aga ajaliselt võib-olla mitte nii selles mõttes kohe juhtuv, nagu on tihti eeldatud ja teiseks võib-olla ikkagi mingis mõttes leidus müüte pre-darwinistliku essentsialismi kohta ja selles suhtes, millised olid darwinismi järelmid näiteks religiooni ja muude selliste nähtuste osas, et ma arvan, et sellega ma praegu lõpetan. Kui edaspidi jätkad selle valdkonnaga, mina palun sul pöörata tähelepanu ka Peter ehk Piotr Kropotkini panusele. Ma tänan. See oli vist rohkem kommentaar. Läheme järgmisele. Kas kapitalismi võiks vaadelda kui homo sapiensi ehk liigi väljasuremise eelset gigantismi? Ma ei ole kindel, kas mul on päris pädevus sellisele küsimusele vastata, et ei oska ausalt öeldes öelda. Ma kardan, et see läheb mu pädevusest välja. Seda võiks uurida küll, et kuidas seda saab nagu inimese evolutsiooni raames, mis sorti nähtusega seda võiks võrrelda, kui me vaatame bioloogilist evolutsiooni. Ma ei tea, kas seda saab üleüldse teha, et ei oska kommenteerida seda nii täpselt veel.